kätte on jõudnud reede, 8. detsember ja tänase päeva ma veedan Leedu versiooniga iseendast, nii et alustame kohe tööga. Täna on siis vaja meil teha esimese asjana päevas kohe Facebooki live ja Facebooki live on meil seekord Keter Jaaniga, aga on üks suur probleem. Nimelt on keegi otsustanud ehitama hakata, nii et ilmselt kuulete on meeletu ehitamise heli, mis tähendab, ma pole õrnemi, kuidas me saame selle Facebooki live reaalselt ära teha. Seal on Leedu versioon minust, Davides, kes hakkab põhimõtteliselt sama tööd tegema Leedu Sportlandis, mis mina teen praegu Eesti omas. Enne tegi seda siis agentuur ja nüüd ma vaatame siis Keter ära ja vaatame, kas meil on kuidagi võimalik laivi teha, sellepärast et selle müra keskel ei kuule mitte keegi ju mitte midagi. Vaat kes seal on? Hello! Tere ilusat reede hommikul! Mina olen Kari, mina olen Keter, kes kellelegi väga suures ja siis teistel on visikesi väikse kiperdamad. Ilme ilusat detsembrikuud. Ja näeme meile varsti! Tšau! Ühesõnaga, Keter pakkus natukene tagasihoidlikult. Ei tulnud päris 250 eurot, jah? Ei tulnud seekord, jah. Ehk siis shoppas ainult 222 euro eest. Ja 90 sendi. Just, ehk siis natukene ei puudu 250-st, aga see eest valis väga ägedad asjad vennale siis endale saapad ja iseendale. Endale, emale, õele, sõbrannale. Väga mõistlik, lihtsalt võtad nagu terve hunniku peapaelasid ja saad kõigile kingituse tehtud. Nagu naksti. Aga davai, me liigume nüüd järgmise laivi juurde. On aeg laiviks number 2, mis seekord tähendab seda, et me peame panema peapaela, tennisetossud ja väikse roosa kleidikese, sellepärast et ma lähen, proovin siis elus esimest korda mängida sellist mängu nagu paddling, kuna meie Sportlandi Heidi bränd, siit näha on, tennisebränd, mis on avas just väljaku, paddling väljaku, siis lähme vaatame, mida see mäng endast kujutab ja teeme sellest väikse Facebooki laivi. Tundub, et ma matchin isegi väljakuga, sest see on nagu ka lillakas roosa. Sellepärast Marleen mind niimoodi riidesse panigi, nüüd ma siis tean. Ja kui live parasjagu ei käi, siis ma olen jalanõumodell. Senja üritab ilusat šotti saada nendest headketsidest, nii et ma pean paigal seisma ja mu jalad peavad ilusad olema. Ja live number 2 on tehtud, nüüd on aeg kiirelt midagi süüa ja siis kontorisse liikuda, ülendused ära teha ja siis võidki reede alata juba! Leedu versioon minust Leetu tagasi saadetud. Väga äge tüüp oli, ma loodan, et ta läheb uuel positsioonil igati hästi. Minu tööpäev on läbi, mis tähendab seda, et on aeg teha kiire shopping tiir, sellepärast et homme tulevad sõbrad külla, et jõule tähistada ja mul on vaja lauale laudvina ja mingid nuge ja kahvleid ja mingid söögiasju. Kuna ma ei suuda väga, fookus, kellel seda vaja on ja kuna ma ei suuda väga jõuluperioodil suurtes kaubanduskeskustes käia, sest seal on nii palju rahvast, siis ma tulin Nautikasse, siin on nagu reaalselt olematu arv inimesi. Let's go shop! Ma laudlina ei saanud, aga ma sain sellest 2 lauda ja Marta poolt konkust ka veel ühe, nii et ainult inimestel on millegi ümber istuda. Tables are up. Mu esimene vlog fail selle koha pealt, et ma filmisin ühte klippi, mida ma ei filminud. Aga ühesõnaga, laud on olemas, laudlina nõudne. Märdi lahendus on see, et paneme hästi palju asju laua peale ja ilusad inimesed laua ümber, jah? Ja toimib. Ja toimib. Ma ikkagi katsetaks nagu back-up-i variandina seda, et ma proovin homme leida ilusa laualina, mida siia peale panna. Nüüd on aeg kinki avada. Go! Kusjuures täna ma kasutasin ühe kommenteerija seda mõistetust. Mul on 1 uks, aga 5 uut juba. Ma ei tea.
see on asi, mida sa kannad. Ma olen vihja sulle. Ili valvab seda. Mis sõlm see on? See on see survival. Nii, nüüd on küll mulle hakata salatit lõikuma, sellepärast et salat peab öösel veel seisma kapis, sest homme on meil pidu. Kõik käivad inimesed tulevad kohale, nii et ma tõenäoliselt päeva esimeses pooles homme väga ei vlogi, aga õhtul ma proovin teid välja võtta. Ja ega muud ei olegi, kui et kui video täna meeldis, siis paga püsti ja ma loodan, et teil on väga äge reede olnud. Oi, sorry. Tšau! Märt! Tšau! Tšau! Ta ei tee koostööd. Ta lihtsalt ei tee koostööd.